mina kutsun Eestit kompaktseks riigiks, mis tähendab seda, et ega meil ressursse ei ole kunagi üleliia või ressursse sellise ideaali või unistuste jaoks alati jääb natukene puudu või isegi natuke rohkem kui natukene. Ja selleks tuleb sättida prioriteete, nii et kui me räägime tollase teabeteenistuse või ka Kaitsepolitseiameti ülesannetest, siis klaarid, selged prioriteedid, mis tegelikult on püsinud siiamaani. 3 prioriteeti Eesti luurel alati Venemaa ja Venemaa. Kogu see ressurss tegelikult on fokusseeritud, keskendunud sellele tööle. Sõda käis juba tegelikult, seal on ju idas. 2019 sinna jõudsin, aga suur sõda hakkas siis 24 veebruaril 22. Kiievisse selleks ajaks oli tõesti jäänud üks biotäis suursaadikuid ja saatkondi. Ameeriklased olid selleks ajaks tõmmanud ennast juba Poola. Britid olid Lvivis, Lääne-Ukraina, see kõige suurem linn. Nii et eks see hommik algas tiibrakettide plahvatuste peale. Kas me olime selleks valmis? Jah ja ei. Et meil oli ju tegelikult ka välisminister oli Kiievis. Pidanuks algama 3 Balti riigi välisministrite visiit sellel 24. hommikul. Eelmine õhtu me tervitasime välisministrit ja saatsime ta siis hotelli. Et sellel hetkel ongi see, et sa päris täpselt ei tea ju kunagi, kuidas sa ise või kuidas teised reageerivad. Oli hetk, kus kaitseataše asetäitja helistab mulle keset ööd, see võis olla mingi 2:30 paiku, et üks meie relvasaadetis on Poola-Ukraina piiril kinni, sest dokumentidelt on puudu üks allkiri. Ja Ukraina tollitöötaja seal ei julge võtta riski, et ta laseb selle üle. Koorem seisab. Sa tead, seda on vaja hädasti. Möll käib, lahingud Kiievi oblastis, venelased suruvad Tšernihivist teiselt poolt ka Kiievi peale. Et siis oligi see, et oli vaja seal samal öösel saada ühendus asekaitseministriga, kes omakorda siis võtab ühendus tolliülemaga, ütleb, eestlased tegelikult on täitsa usaldusväärsed. Selle allkirja me tekitame sulle tagantjärgi, kõik tegelikult on korras ja siis see tolliülem annab isiklikult sellele tollitöötajale kinnituse, et jah, selle koorma võib lahti lasta. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.